see on sinu süü. Okei, aita mind üles tagasi. Sa näed välja nagu tüdruksõber mees. Kuule, see on tulevik. Mees helistab hädaabinumbrile 911, et saada abi oma tüdruksõbrale, kes tema sõnul kukkus trepist alla. Sina ei määra, mis siin toimub. Täpselt, võta iste. Või sind arreteeritakse. Aga üks häiriv detail teise järel viis uurijad palju süngema juhtumini. Mina olen Antonet Leevi ja see on Crime Fix. Üks põhjusi, miks me saame kajastada tõeliselt traagilisi lugusid nagu see, on see, et meil on väga head partnerid ja üks neist on Upside. Upside on rakendus, mis annab sulle raha tagasi asjade ees, mida sa kogu aeg ostad, nagu kütus, toidukaubad ja kaasavõetav toit. Nii töötab Upside. Laadid rakenduse tasud alla, valid pakkumise ühes asukohas ja maksad oma krediitkaardiga. Sa kinnitad selle ostu ja kohe näedki, et saad raha tagasi. Näiteks, kui ühel õhtul tahan pitsat, otsin Upside'i pakkumisi. Pärast ostu ilmub raha minu rakendusse, mille saan otse oma pangakontole kanda. Upside'i sagedased kasutajad teenivad tegelikult keskmiselt $254 aastas tagasi. Seda ei ületa miski. Et hakata raha tagasi saama, klõpsa kirjelduses olevale lingile või skaneeri QR-koodi, mida näed oma ekraanil ja kasuta meie sooduskoodi CrimeFix, et saada oma esimese paagitäie kütuse iga galloni pealt lisaks 25 senti tagasi. Leslie Annette Quintana Betancourt oli kaunis 25-aastane naine. Teda armastasid tema ema ja sõbrad. Ta suri 2. detsembril 2024 ja kui ta suri, oli ta rase. Tema elu oli alles algamas. Leslie Annette sõrm polnud õnnetus, hoolimata tema poissõbra väidetest. Nii et veel kord see aadress uus. West Edgewater. Teine inimene, kellega rääkisime, oli mees, esimene oli Leslie ja... Netsi juhtum viib meid Pleasantville'i New Jersey'sse. Kell on 2 öösel. Sellel detsembrikuu hommikul 2024 aastal ning politseinikud lähevad koju, kus nad leiavad olukorra, mis pole sugugi meeldiv. Ta liikus ringi, kui sa rääkisid. Kas see on taga? Nii, ta ütles, aga mina ei näe midagi. Ma ei taha, et mind hammustatakse. Kas sa näed, et see on tagaosas? 10-4 elanit saab võtmega, et näha, kas sinna pääseb. Ma olen tagaosas. Ma lihtsalt ei ole kindel, mida ma otsin. Palun. Pleasantville'i politsei! Mis toimub? Nagu... Ole majja. Ei, ärra! Kas ta hingab? Ma ei tea. Kujuta ette. Mida sa mõtled? Selleks ma enistasingi. Kuidas su isal läheb? Peame ära vabama. Pole ka tule. Jah. Kuidas ta trepist alla kukkus? Palun rahune maha. Mul on palju väikseid vabandusi. Ma küsin sinult, kellele asjad kuuluvad? Meiega on kõik korras, sõber. Meiega on kõik korras. Tee, tema ei tee. Ma tahan katusel teha. Politseinikud leidsid Leslie Annette trepi all laamamas ja nad üritasid teda päästa, tehes talle elustamist. Leslie Annette'i poissõber Boris Laney Rosales seisab tema kohal. Kas ta on elus? Palun. Olgu, tooge, võtke. Mind tagasi, üles. Sa näed välja nagu tüdruk sõber mees. Kuule, see on tulevik. Ma üritan, ma ei tee midagi valesti.
rahule maha, vend. Ma tahan ka veenduda, et temaga on kõik korras. Olgu, rohkem inimesi sisse. Too nad sisse. See on minu maja, vend. Sa ei hakka mulle ütlema, et ma pean tagasi astuma. Rahule maha. Inimesena ma tahan ka veenduda, et temaga on kõik korras. Seda me üritamegi teha. Mis sul viga on? Me üritame veenduda, et kõik on korras. Sa teed minu jaoks. Mees? See on juba tehtud. Noh. Siia tuleb veel palju rohkem inimesi. Kas temaga on kõik korras? Seda ma ei tahan teada. Ütle mulle lihtsalt, kas temaga on kõik korras? Kõik on hästi. See ongi kõik, mida ma tahan teada. mis? Olgu. Kui sa mulle seda ütled, siis teen seda, mida te kõik tahate. Palun, ma lihtsalt tahan teada, kas temaga on kõik korras. See on kõik, mida ma teada tahan. Me püüame selles veenduda. Sa ei tee midagi, vend. Olgu, las tee kiirabi teeb oma tööd, eks. Ma ei sega teie tööd. Ma tahan lihtsalt teada ära, et temaga on kõik korras. See on ainus, mis mind huvitab. Pole probleemi. Teada saada, mis? Ma ei käitu üldse hullumeelselt. Ma lihtsalt... Tead, IMS, nad on räpased. Mis kurat? Sellepärast me laseme neil töötada. Sa saad aru, mida ma mõtlen. Las nad teevad oma tööd. Ja siis? Kui nad siia jõuavad, kas nad saavad meie imuri välja tuua? Mis toimub? Mis toimub? Kas sa saab mulle öelda, kuna need on? Kas sul on seda vaja? Kus see praegu on? Nii et selle kõrval, selle lõpus, jah, mis siis seal kõrval toimub? Palun härra, kas keegi just praegu andis? Nii et mis sellega siis valesti on? Neil on vaja imurit. Ememini? Jaa. Ensi, tead mis? Nad vajavad imemismeest. Ma ei tea, kas sa tead, kus see on? Jah. Ma tean, kuidas see välja näeb, ma lihtsalt ei tea, kus see on. Politsei ja kiirabi teevad kõik, et päästa Leslie ja Nettie ja nad tunnevad, et Boris ei tee koostööd. Ta väidab, et Leslie ja Nett kukkus trapist alla. Ma ei tea, mis see on, ma ei tea, mis toimub. Mis toimub? Lihtsalt mine ja anna see. Talle, ma ei saa aru, mis toimub. Ma ei tea, mis toimub. 1 minut ja 13 sekundit. Ma ei usu, et ma sain sellest aru. Kuidas ma saan oma nägu puudutada? Politseinikud ja kiirabitöötajad jätkavad Leslie ja Netti kallal töötamist, et proovida tema elu päästa. Ja selle käigus märkab üks politseinik vigastusi ja tõendeid, mis ei tundu olevat tekkinud lihtsalt paarist trepiastmest alla kukkumisest. Tema kogu nägu on täiesti segi. Vannitoas on veri. Seal on veri, seal on puuril veri peal. Mis see oli? Nagu puur. Venitoas, ma ei tea. Esimest korda näeb midagi sellist. Mis see on? Kas me avame ukse? Lihtsalt tõsta ta peale. Peale tõstma. Me peame ta trepile panema. Aga ma ei tea, kuidas ta sinna saab. Me hakkame teda peale tõstma. Nii. Kuule vend, kas saad kontrollida New Jersey registreerimisnumbrit ja anna teada, kas see kuulub helistajale? See on trunk session. Siin on meie Yankee 109. Me kasutame Zulu mikrofoni.
astu tagasi. oleme kohal. Kohapeo. Jah, meil oli üks teismeline, tal on väike muhk, nii et... Kas ta helistas? Jah, ta helistas ja ütles, et ta kukkus trepist alla, kui ta oli teadvuseta. Jah, see on nagu... Pani oma jala tema seljale, tema jalgadele. Jah, see on nagu mitu trepiastet siis on? See on umbes nagu 4 või 5, tundub nii. Meile on raha. et saada oma teavet. Siis... Meil on vaja tema andmed kätte saada. Vaata seda. Mis toimub? Lähme, jah. Ma lähen midagi tulistama. Ei, ma lähen ära. Tule nüüd. Ainult üks asi korraga. Hästi. Sest ma ei tea. Nad ostavad otsinguks. Vaata, poisid. Nad on seal sees. Kui ma saan need taimed liigutada. Ei. See ei kärpinud pilti. Tegi koostööd. 3, 1 siin, jah. Hästi. Me jääme siia poole. Me ütleme talle, palun oodake hetk. politsei ja parameedikud on selgelt skeptilised Borissi loo suhtes. Ta väidab, et Leslie kukkus trepist alla 4 või 5 astet, kuid tema vigastused on rasked ja politseinikud otsustavad ta kinni pidada. Ma ütlen talle. Lihtsalt tead küll. Lõpeta filmimine, vend. Ma ei taha filmida. Olgu, kas te nägite, mida te tegite? Rahu. Olgu! Sa pead rahulema. Ma olen... Kuule, meie... Härra praegu, teie mind tuleb kindlasti kinni pidada. Saate aru, eks? See on, ma ütlen teile kohe, eks. Tema silmad on kinni. Need on täiesti kinni, eks. Praegu ei esitata mingeid süüdistusi. Praegu teid peetakse kinni, võimalik, et teid arreteeritakse. Eks, muu vend, teil saab olema tunnistaja. Te teete seda valesti. Olgu, ma tean seda. Olgu, hästi. Nii et olgu, te kõlate praegu tugevana. Seersant, mida sa teed? Rahoon. Jah, teie ei tee seda. Mina ei teinud midagi valesti. Teie tegite. Aga jah, ära liigu. Me üritame saada, ma tean seda. Nii et lõpeta mulle ütlemine, et rahune maha. Ta ütleb mulle seda, nagu rahune maha. Nagu ma ei teeks midagi õigesti. Või midagi sellist. Ma ei teinud midagi valesti. Nii et ma olen jah, anna minna. Sa oled just õige mu jaoks. Sul on su... Ma lähen. Tapan sa ära. Ei, palun. Too see apelsiin tagasi. Kuule, võta asja tõsiselt. Sa ei tohiks seda teha. Rahu. Poe praegu. Nüüd, kui sa lööd minu politseinikke, siis oled kohe pikali maas. Praegu oled sa kinni peetud, sulle loetakse su õigusi. Ma lihtsalt tahan, et keegi teaks, et see on naljakas, ma ütlen sulle. Ja kas keegi saaks palun tule ära kustutada? Tere, kõik korras? Ei, mu tüdruksõber on tõesti täiesti teistsugune. Olgu. Jah, siia, 4. Ma mõtlen. Eesmärk on. Suudlus. Meil on lihtsalt natuke privaatsust vaja, mis siis? Ma olen üsna kindel, et sa ei peaks siin olema. Tere, sa oled okei? Sa tulekahju. Kas sul on telefon? Sul on õigus vaikida. Boris on trotslik. Ta ei tee üldse koostööd. Ta on juba ähvardanud kohtuasjaga ja politseinikud on korduvalt püüdnud talle tema õigusi ette lugeda. Vaata peeglisse, vend. Vaata lihtsalt, vaata. Kui sa ei usu mind. Vend, keegi ei hakka sinu sõber, mitte keegi teine. See on vaata ennast. Sul on õigus vaikida ja keelduda küsimustele vastamast. Kas sa saad aru? Kõike, mida ütled, võidakse sinu vastu kohtus kasutada. Kas sa saad aru?
sul on õigus igal ajal advokaadiga nõu pidada ja tal on õigus olla kohal enne ülekuulamist ja sel ajal. Kas sa saad aru? kuule. Kui sul ei ole võimalik advokaati palgata, siis miks sa peaksid, kui sa soovid küsimusele vastama? Väga hea küsimus. Kas ma võiksin palun oma dokumendid saada, et saaksin oma tüübi telefoni vaadata? Sest sa oled nagu, ei. Ma lihtsalt üritan. Ma mõtlen, tead küll, ma olen näinud, mida ma olen näinud, kuule, mu tüdruk, nagu. Ma olen, hindan seda. Loe neile nende õigused ette. Ma palun sind. Hei, me oleme toas. Hei, sul on õigus. Mis su nimi on? Mis see oli, jah? Kuula. Me ei saa. See, et sa oled käeraudades, ei tähenda, et me lubame sul seda teha. Bro, ma ei lähe kuhugi. Ei, see jama peab lihtsalt juhtuma. Ma saan sellest aru. Kuulge, kui te tahaksite edasi liikuda, siis teeksite seda ja nad näevad minu jaoks nagu filmid välja. Ma üritan. Ei, ma ei kavatse midagi teha. Vend, kas sa arvad, et kui ma oleksin tahtnud midagi teha, oleksin ma selle juba ammu ära teinud. Teie kaks näete välja nagu nõrgad vennad. Olgu. Teeme siis ilma särgita, sa võid toolile istuda. Kuidas sellega on? Ei, lase mul minna. Bro. Jaa, tere. Aga nüüd, bro, lase mind minna. Lase mind minna. Siin. Bro, sa ei lase lahti, ma aitsin end. Kuule, sõber, astu tagasi. Tule istu siia toolile. Otse sinna, et sa saaksid. Ei, vend, sa oled sina. Ma tahan, et sa jätaksid end. Hästi. No tore, ma lihtsalt ütlesin tere. Lähme lõbutsema, ma just tõin selle sulle. Tere, vennas. Ma tean, et see pole käe jaoks. Ma suudan sõna otseses mõttes kiiresti joosta. Mine sinna kiiresti. Nii esimesena, sa näed mind, vend? Võta istet. Härra. Me saame sellega hakkama, sõber. Ei. Mul on kõik korras, okei. Vabandan, sa oled minu majas. Ma tean. Istu palun. Istu, palun. Tere, ma tean, kus sa elad, vend. Jah, ütle oma sõbrale, vend. Ma ütlen, tule. Ei, vend, istu palun. Istu, noh. See on minu kohtumine, lähme. Noh, sa tead küll. Ma lihtsalt magan, ma ei tea, mis mul on. Maga, me teeme seda, ära mine sinna. Ma ei lähe. Ma ei tee seda, vend, ma ei tee seda. Jah, kuula. Sina ei dikteeri, mis toimub. Täpselt. Istu maha või sa arreteeritakse. Sa saad, miks sa peaksid millekski. Ütle talle siis tere. Sa teed oma tööd, vend, jah? Ma teen oma tööd. Nii et olgu, tee oma tööd. Mine lihtsalt mooluga kaasa. Lähme sellest ümber. Mis asja, kurat, ei. Kas see on tee? Ei. Ei, me üritame teda siit välja saada. Olgu, vend, istu lihtsalt maha. Ei, mitte mingil juhul. Olgu. Me loeme sulle selle ette. Kas sobib? Need on sinu Miranda õigused. Sul on õigus vaikida ja keelduda küsimustele vastamast. Kõike, mida ütled, võidakse sinu vastu kasutada kohtus. Sul on õigus igal ajal advokaadiga nõu pidada ja sul on õigus, et advokaat oleks kohtus sinu juures. Kui sul ei ole võimalik advokaati palgata, siis sulle ei määrata advokaati. Kas sul on küsimusi? Alguses oled sa tõeline värdjas. Aga sul on õigus igal ajal ülekuulamine katkestada. Advokaat. Lahku mu majast. Kas sa saad neist õigustest aru? Kas sa soovid? Kõik, mida ma tahan teada, on see, kas sa oled praegu valmis või mitte. See on kõik, mida ma teada tahan. Jällegi, Boris ei tee koostööd, kuid siin muutub toon veidi ja me saame natuke teada Borissi taustast. Vii mind, kui iganes sa tahad minna. Lihtsalt on maru. Tere, ma isegi ei hakka, ma ei ole olnud sellega agressiivne, ma ei tea miks. Kurat, miks te kõik tunnete, et see on võistlus? Ta ei tee koostööd, mees, ma ütlesin. Mees, mis kurat, su tüdruk oli nagu minestanud. Kuidas kurat sa reageeriksid? Ma olen kuradi mere jalaväelane, vend. Kes kurat sina oled? Kui vana sa oled, vend? Ma olen 29, ma olin armees. Hästi, ära pane tähele. Ei, sõber. 32, täpselt nii. Jah, ma olen kuradi, saad aru, mida ma mõtlen? Ma kavatsen su läbi peksta. Ma ei tea, kuidas kurat sa seda teed. Jah, ma kuulen sind. Vend, kui kaua sa oled merejalaväes olnud? 4 aastat. Minu 4 aastat tegelteenistuses. Mis su töö on? Või 4, mis see on? Mind tõesti ei koti. Ma töötasin varem kätega. Ma nagu rääkisin sulle. Ma ütlesin sulle, nii et ma ei tunne sind poissina juba 4 aastat. Sest ma olen. Olgu, see on kõik, vend.
Vai nii ära, vai tunde need tunnid ja verejalaväelaste ajud. ma olen 777. Võitlesin suurtükiväele, kui me olime seal nagu see oli, jah, nii et sina olid, mis sa olid? Kuule, mulle meeldib lugeda. Tead, sa tuled ja maletad, nagu oleksid sina esimene alguses. Mulle ei olnud sa alguses vastumeelne. Nagu mulle meeldis, ma hakkasin sind rohkem mitte sallima kui hakkamas. See saab olema vend. Sellepärast nad teevadki kõik, mis võimalik, ma tunnen sind. Boris oli seal väljas. Peaasi, et sinuga oleks kõik korras. See ongi kõik, mis mulle korda läheb. Kuule, sa oled nagu kindral, sellepärast ma olengi sinusse nii armunud, sest sa käitud nagu sul oleks võim, kuigi sul tegelikult pole, sa ei tea seda. Sa oled. Sind on täis lastud. Vabandust, see oledki sina, aga kas te kaks teate, mis toimub? Me ei ole arstid. ja me ei tea, ma mõtlen, nad viisid ta ära, nii et ta läheb haiglasse. See on hea märk. Olgu. Nad tegelevad temaga, nii et nad lähevad. Kas sinuga on kõik korras, politseinik? Me ei taha politseiga pahandusi, sellepärast ma tulen tagasi, et sulle öelda. Jah, sellepärast ma tulen tagasi, et sulle öelda. Näita meile, kus ma olen koos minuga. Praegu oled sa lihtsalt kinni peetud. Detektiivid tulevad sisse, nad hakkavad uurima. Mida sa praegu teed? Vabandan, härra. Mida sa praegu teed? Tegelikult tulin tagasi oranži tahvi pärast. Olgu. Proovi, sa näed ise. Ma saan sellega hakkama. Ei, ma lihtsalt... Ma usaldan ohvitser Riidi. Kas sa saad selle sisse lülitada, palun? Nagu konfi laua peal. Nagu ma ei ole, ma olen kuradi ärimees. Noh. Sa kääravad lahti, ma tean seda, jah? Sest nagu, palun, kas sa saad nagu, tead küll, miks ta läinud on, nagu palun, vend, see uks siin, eks? Okei. Kuula mind. Kas sa saad palun ukse kinni panna? Kas sa saad mulle otsa vaadata? Vaata mulle otsa. Vaata mulle otsa. Vaata mulle silma. Ma panen ukse kinni, kas sa saaksid siiski istuda, palun? Aga millisest uksest ma räägin? Sii uks seal. Hästi. Ma sain su kätte. Ma luban, ma näitan sulle, ära muretse. Nägi. Palun, olgu, tule siia, ohvitser, palun. Vabandust, palun, ma ei ole, ei. Ma sulgesin ukse. Sa ütlesid, et võtad istet. Tule nüüd. Please. Olgu. Noh, mis siis, kui ma teen midagi samal ajal, kui teised ohvitserid mind jälgivad? Kas see sobib? Millest sa räägid? Millest? Mida ma just ütlesin nagu? Mida sa üritad teha? Võtan oma telefoni, mees. Mis sa? Ma tahan, et tema ema teaks, mis praegu toimub. Cool. Bro, kas sa saad inimesena? Ma tean, et sa oled ärritunud. Ma annan sulle kõik need faktid. Aga kui selle teise inimese ema, kes pole seotud, siis ta väärib teadmist. Poru, kas sa saad lihtsalt näidata mulle? Ma küsin oma juhendajalt. Ma räägin temaga hiljem, sest sa tead ju. On juba üsna hilja. Kell 1 olen ma nagu mabaagent. Asjad ei lähe Borissiga üldse hästi. Politseinikud proovivad teist lähenemist ja siis tuleb väike üllatus. Vaata. Kas sa vaatasid John Jonesi matši? Lelist. Seda viimast, mis tal oli. Mis kurat kapele oči. Jaa. Bro, lõpeta mu tantsutamine. Mulle meeldid sa, bro. Lõpeta, ma saan aru, mulle meeldid sa. Mulle meeldid Sipi, Miochi, mulle meeldid sa. Ma lihtsalt ütlen, et see on mu lemmik. Nagu inimesena. See on kõik, mida ma sinult küsin. Ma küsin oma ülemuselt, olgu. Aga olgu. Sa võid oma ülemuselt küsida. Ma teen selle ikkagi ära. Ma lihtsalt teen selle ära. Mida? Teen küll. Bro, ära tee seda. Palun, ära muretse. Bro, ma lihtsalt tahan. Bro, lõpeta. Vabandust, ohvitser, ma ei taha teie alluvate eest teiega niimoodi heituda. Ma tean, et sa oled. Mis on teie auaste? Trauma? Hästi. Kuula, mees.
kui sa oleksid selle tüdruku ema, kelle need panid minu parima sõbra juurde, usu mind, ta ei teaks, vend. kuna vend, sa peaksid aru saama, palun. ma lihtsalt tahan, et tema ema teaks, mis kurat toimub. nii et palun, rahune maha. me võtame sinuga ühendust. ma teen teie tööd, sest te peate niikuinii lõpus kohale tulema. nii et palun, nii et... jah, anna vend, peatu. Peatu, mis? Nagu... Vaata, selles majas on veel keegi. Siin on veel keegi. Ma ei taha, ma olen majas. lihtsalt ema lõpeta, kuule. Tule nüüd. Ma helistan. Kuule sina, ma olen päriselt täheraudades. Kuule, ma ei tee oma emale haiget. Raune, kuule, laske mind lahti. Kuule, lõpeta. Sina lõpeta, vend. Rahun. minuga on kõik korras. Roo, lõpeta, teie ka lõpetage. Lase ma helistan selle naise emale, bro. Palun. Lase ma helistan see ema telefonile, bro. Imma. Väga hästi. P2. Sa pritsid mind nüüd end. tule nüüd. Rahune maha, vend. Näita halastust. Ma üritan. See on hullumeelne, kallis. See on korras. Kuulge, lõpetage ära. Sina ka, vend. Lõpeta. Sa ei anna mind üles, vend. kuule, rahune maha. Rahune maha. Sa oled üks paras. Sitt, bro. me oleme ju ühest verest. sa oled tükk sitta. Rahune maha. kuule, palun lõpeta, ma ei taha sulle haiget teha, bro. Sa härritud, sa oled närvi. ei, ma proovisin. no ma räägin sulle, palun, lase mul rääkida. Lase mul selle inimese emale öelda, mis toimub. See on kõik. kuule, kurat, sa arvasid, et ma lasen sul rahu saada. Lõõgastu. kuule, ära puutu mind, vend. jah, kuule. Vend, sa oled rahatu. Ei, lõõgastu. kuule. Lõõgastu. Peatu, me hakkame lõõgastuma. palun, seersant Riid, lõpeta mu katsumine, vend. lõpeta mu katsumine. kuule. Vend. Kuule, sa teed endale asju hullemaks. Tere, kuule lõpeta. Rahune maha, mees. Ole lihtsalt IRA. ole. Ira. Hästi, härra. Rahune lihtsalt maha. me lihtsalt vajame, et te rahuneks. nii et praegu, härra. kui sa, jah, sa oled minu vees. ainult sellepärast, et meil on sama veri. tere. ja sa pead rahunema, mu mees. ei, ma ei ole. ei, see on uurimine. eks, olgu. see on väga... nii et praegu sa takistad uurimist. kui ta ei käitu korralikult, pannakse ta vahi alla. ma käitun korralikult. Nad kutsusid mind siia. politseinikud ei ole nagu, eriti nagu. Sa ei kuula, vend. Lase mind korraks lahti, vend. Ma ei saa sind lahti lasta, sest sa kõnnid kogu aeg ringi. igal pool ringi. me ei taha seda saastada, okei. Astume tagasi. kuidas oleks nii? Astume sinna tagasi. hästi, auto, hästi. kui ma astun tagasi, kas sa annad mulle austust, mida ma väärin? Absoluutselt. hästi, siis lase mul minna. Ma ei saa seda nuusutada. Valdan, nii et ma hakkan sulle austust avaldama. lase mul minna, vend, lase mul minna. ära. kui ta laseb sul minna, lubad sa, et istud maha? see on ainus viis, kuidas ma sind lahti lasen. sa istud maha. toolile, ma võtan neist 2. võta isted. poolile. olgu aga mine, anna mulle tagavara, laskur. Olgu. Ma tulen tagasi. tere, sina ka, vend. jah, kuidas talle palka makstakse? ei, mina olin see, kes seda otsis. jah, muidugi, ma lähen sinna. jõuad. lihtsalt pean veenduma. Hästi, kas kõik on korras? Nii et kogu selle aja oli Borisi ema teises toas, kui kogu see segadus toimus. See on päris šokeeriv. Politseinikud proovivad viimast korda Borisiga rääkida, kes on ilmselgelt joobes. Lähme. Sellepärast toidki sinu asetäited siia. Arvates nad tunnevad sind. Nad tegid ühe. rahune maha. kuule, lõpeta katsumine. Mis toimub? Pole tänu hääl. Tõsiselt. ma ütlesin, et sa ei tohi. Sina. Bro, kuule, me proovime. Kuule, ma olen käeraudadest lahti. Nii et sa juba nagu saad olla minu... Nii et kas sa saad? Olgu. Teeme ära. Meon, mul on käerauad peal. Teeme söögi väljakutse. Siis ta oli suur tüüp, eks? Istu maha, mees. Istu maha. Ma ei taha sind tavalt kiirustada. Okei? Istu maha. Palun.
hästi. kuula, vabandust. Istu maha. Okei, mis jutus? Ma tahan lihtsalt, et mu tüdruksõbral oleks kõik korras. Ausalt öeldes ei huvita mind üldse. Mind ei huvita see üldse. Ma tahan, et tal oleks kõik hästi. Ma tean. Aga ausalt öeldes. Ära. Ma mõtlen, et teie asetäitjad ei ole mind austanud. Ära, miks mitte? Mis teie nimi on? Ära, miks teiega nii käitutakse? Mille eest? Mille eest? See on. Mu nimi on Boris. Laina on. Boris. Okei, jah, hästi Boris. Ma tean. Ma rääkisin ametlikult. Kuule, mis sa teed? See projekt, tule nüüd, sa tahad kõne teha? Ei, keegi ei otsi sinu maja läbi. Ta lihtsalt vastab telefoni kõnele. Ei, sellel pole tšvae, sest see ei läheks arvesse. Ole lihtsalt ettevaatlik, ära astu. Täpselt. See mees siin on tark, sa oled tark mees, seersant. Ma ei tee seda, seersant. Ma ei taha sind järgida, sest ma ei suuda. Ma olen mures. Ma hindan seda. Satahad. Tahad meiega rääkida? Loobu oma õigustest, need hoeti sulle juba ette. Kas tahad meiega rääkida? Vastad mõnele küsimusele meie uurimise jaoks. Härra, tema ise ja ta on teadlik sellest, mis temaga toimub, kogu mu elu. Nagu sellepärast ma tunnengi, et kuule, miks sa oled nii rahulik, lõõgastunud? Kuule, lõõgastu, lõpeta. Ma olen rahulik. Nagu istu, valmis. Mis toimub? Tahad edasi liikuda? Kas tahad edasi liikuda? Edasi liikuda. Kuhu? Liigu sinna, kus tema on. Peatu. Sa. Jah, tahad küll. Hästi. Kuule, ärka üles, lõpeta mu katsumine, vend. Ta on arreteeritud. Hästi. Tule nüüd meie alla. Sa oled punase külma vea auto all ja ütlesid mulle. Okei. Kas ma võin arreteerida? Mida vana kraami juurde mees? Ei. Kas sa saad mind saata? Mis järjekorras üles või? Ei. Sa oled praegu järelevalval. Ma kuulen sind. Boris Laine Rosalesile esitati süüdistus esimese astme mõrvas Leslie Anneti surmaga seoses 2026 aasta mais. Ta tunnistas end selles süüdistuses süüdi ja tunnistas, et ründas Leslie Annetit oma kodus pesapallikurikaga, mis põhjustas tema surma. Kokkulepe näeb ette 30-aastase vanglakaristuse ilma tingimisi vabastamise võimaluseta. Leslie Anneti ema kirjutas tema järele hüüdes, et ta kaitses oma tütart kõigi eest, kuid ei suutnud teda kaitsta Lane Rosalise eest, keda ta nimetas metslaseks. Boris Lane Rosales mõistetakse karistusele juuli lõpus. Ja sellega ongi selleks korraks kõik saatest Crime Fix. Mina olen Anja Netlevi. Suur tänu, et olite minuga. Kohtumsin jälle järgmisel korral.